Keegi ei ole seadusest kõrgemal on lööklause, mida need vasakpoolsed armastavad kasutada, välja arvatud siis, kui nad ise hätta satuvad, sest nemad muidugi teevad palju paremini kui uudised. Ja keegi ei tee seda paremini kui vasakpoolsed, aga mitte keegi ei tee seda paremini kui vasakpoolsed kuulsused. Ja täna meie erisaates need inimesed arvavad, et nad võivad kõigega pääseda, sest miks ka mitte, räägime me Sunny Hostinist. Neile, kes ei tea, ta on saate The View üks saatejuhtidest. Ja loomulikult kõik, mis The View'ga kaasneb, see omamoodi kommentaar. Teda peetakse kriminaalkorras vastutavaks, sest keegi ei ole seadusest kõrgemal. Keegi ei ole seadusest kõrgemal. Keegi ei ole seadusest kõrgemal. Muidugi, jõuame kohe kogu klipini. Siin räägib ta Trumpist, sest ta on kurjategija ja keegi ei tohiks olla seadusest kõrgemal. Aga nüüd, kui tema poeg sattus seadusega pahuks sisse, arvab ta, et tema on seadusest kõrgemal. Siin on selle loo üksikasjad. Keegi ei ole seadusest kõrgemal. Meid süüdistatakse, meie jaoks on relvaga kõik läbi. Sunny Hostin saates The View. Ta üritab ilmselt oma kuulsuse staatust kasutada, et oma poega väidetavast õigusrikkumisest välja aidata. Et teile olukorda kirjeldada, tema poeg oli jooksmas ja väidetavalt tungis ta eravaldusse. Kui politsei ta kinni pidas, ta on minu teada 24-aastane, helistas ta kohe oma kuulsale emale. Ta helistas oma emale, et too tuleks sündmuskohale ja aitaks teda. Meie allikate sõnul ilmus ta kohe kohale ja hakkas ütlema, kas te teate, kes ma olen? Okei, lisaks sellele, et jah, just nii ta tegigi, mis on nii piinlik, see noormees õpib Harvardi ülikoolis või vähemalt õppis seal. Ja võiks arvata, et keegi, kes on Harvardi ülikooli sisse saanud, suudab ise oma asjadega hakkama saada. Aga ei. Me kõik teame, kuidas ta Harvardi sisse sai. Mina olen Sunny Hostin saates The View. Ma olen üks saate The View saatejuhtidest. Mind ei huvita, kas sa oled Humpty Dumpty. Sinu laps tungis võõrale territooriumile. Sinu laps tungis päriselt võõrale territooriumile. Ja sina oled saate The View juriidiline ekspert. Nii et nüüd, Sunny Hostin ja kõik tema juriidilised eksperdid. Tema on The View juriidiline ekspert. See teeb kogu selle loo palju hullemaks. Ma ei teaks seda, sest ma eelistaksin ausalt öeldes sisalikku süüa, kui vaadata saadet The View. Aisha tundlikkus. Ta otsustas oma poega selles kohtuasjas, selles loata sisenemise juhtumis ise esindada ja ta saatis kirja, eks? Ta saatis ringkonnaprokurörile kirja, kus ta põhimõtteliselt ütles, minu poeg on Harvardi lõpetanud, minu poeg on juunioride olümpial osalenud, ta on eeskujulik kodanik, las ma selgitan seda. Su poeg on Harvardi lõpetanud, aga ta ei oska lugeda silti loata sisenemine keelatud. Sellepärast ei tohikski oma lapsi Ivy League'i ülikoolidesse saata, eks? Ma mõtlen, linkil on täiesti õigus, me jõuame kohe tema ülejäänud kommentaarideni, aga kõigepealt tahaksin, et vaataksime, mis sellel üritusel tegelikult juhtus. Kas olete valmis? Seda on nii valus vaadata. Tavaliselt on see väärteosüüdistus. Me lihtsustame selle lihtsalt rikkumiseks, eks? Ma tean, et sa oled ärritunud. Me teeme seda lihtsalt heidutusena, sest nagu ma sulle telefonis selgitasin, lisaks sellele, et see on ebaseaduslik, mis polegi peamine teema, on see ka ohtlik. Mu ema on muide jurist, see on okei. Mis su nimi on? Mis su nimi on? Härra, minu nimi on Brian. Brian, kas see on sinu ametimärgi number 2814? Jah. Põhjus, miks me sind peatame, on see, et sa viibid siin loata. Vabandust, aga sealpool oli värav lahti. Ma lihtsalt olin siin jooksmas. Kust sa tuled? Tere. Jah. Okei, vabandust. Ma lihtsalt vaatasin ringi. Oli minu jaoks lahti, nii et ma lihtsalt astusin sisse. Ma tahan lihtsalt oma arvamuse kirja panna. Mind tõesti ei huvita, kui keegi kuskil kõnnib, aga kui on silt sisenemine keelatud, siis ei tohiks seda teha. Minu probleem ei ole tema tegudes. Mis iganes. Ta on idioot. Muidugi on ta idioot. Ta sai Harvardi sisse ja ma ei ütle seda enam kergekäeliselt. Aga mulle ei meeldi see, et ema arvab, et ta võib kõigega pääseda, sest ta on kuulus. See ongi siin häiriv, tead. Nagu, keda huvitab, kui sa kuskil kõnnid? Ma mõtlen, et jah, see on vist ebaseaduslik. Sa ei tohiks seda teha, aga see pole piisavalt suur asi, et sellest suurt lugu teha. Tema on siin loo keskmes, mitte tema poeg. Seda peetakse loata sisenemiseks. See on karistatav loata sisenemine. Põhjus, miks see nii suur asi on see, et inimesed jäävad kogu aeg rongi alla. Me tahame seda ilmselgelt ennetada. Palun, kas te saaksite? Palun hoidke telefoni. Jah, mu telefonil on ainult 2% akut teadmiseks, olgu. Nii et jah, see on loata sisenemine. See on tõsine asi. Me ei taha, et inimesed rongi alla jääksid. Sellepärast me võime selle üle sõita, eks. Kas teil on isikut tõendav dokument kaasas? Jah, olgu. Kus see on? See on mu telefonis, kui te võtate ümbris ära. Ütle komisjoni, et su ema on föderaalprokurör. Jah. Tere, ema. Kuidas sul läheb? See on ohvitser Gomez. Su poeg on korras. Tere, kuidas teil läheb? See on jah, föderaalprokurör. Olgu, minu poeg. Ta on Harvardi lõpetanud. Tal on hea elu. Ta ei ole kurjategija. Tal puudub karistusregister. Pole kriminaalset tausta. Jah. Ei, ma saan sellest aru. Muide, okei, hea. Mis
ma arvan, et ta üritab öelda, et ta ei ole halb tüüp, kellele meeldib loata võõral territooriumil olla. Ta on tõesti imeline. asi on selles, nagu ma ütlesin teie pojale, et seda peetakse kriminaalkorras karistatavaks loata viibimiseks. Ja et lisaks sellele, et see on ebaseaduslik, on raudteerööbastel jooksmine tema jaoks tegelikult väga ohtlik. Teate, meil juhtub kogu aeg, et inimesed saavad löögi. Okei. võtame mu emaga telefoni teel ühendust. Muidugi ta on. Tere, ema. Tere, ema. Tere, ema. Tere, ema. Tere, ema. Ma vajan sinu abi, emme. Ei, mul on hea meel, et sa seda ütlesid, mul on telefon kaasas. Absoluutselt. Ja kui telefon tühjaks saab, siis mulle saab helistada. Absoluutselt. Nii et jah, lihtsalt ütle talle, härra. Sado, see on ohvitser Gomes. tere, ohvitser Gomes, ma olen umbes 4 minuti kaugusel. Olgu, see on korras. Tahtsin lihtsalt ette teatada. Ma kirjutan teie pojale niinimetatud ilmumisteate. Ma olen kindel, et te teate, mis see on. Ma selgitan talle Koikara, kuhu ta peab minema ja muu sellise, sest seal viibimine on kuriteona käsitletav loata viibimine. See on tavaliselt, ta proovib, oodake korraks. See on tavaliselt väärtegu. Loomulikult me vähendame selle rikkumiseks, sest tal pole midagi karistusregistris. Ta on olnud meiega väga koostööaldis, aga praegu peame talle siiski väljastama kohtukutse. Konstaabel. Kas see on tõesti vajalik? See on väike poiss, kes ei tee midagi halba. Ta on Harvardi lõpetanud ja Yale'i teadlane. Ta õpetab geomeetriat. Ma saan aru. Kuule, ausalt, ma tegelikult mõistan Sonni natuke. Kui su poeg on ideaalne. Okei, mitte, et ma teaks, et ta poeg on ideaalne, aga ta on suurepärane inimene ja pole kunagi midagi valesti teinud. Ta tegi midagi natuke rumalat. Ja nüüd jätta see registrisse. See on asi, mis paneks enamiku emasid paanikasse minema. Ma austan seda täiesti. Jällegi, minu probleem on pigem see kogu see, tead küll, mina olen tähtis värk. Ei. See ei ole, see pole isegi Haagis kriminaalsär. Ta peab lihtsalt ilmuma. Ma lihtsustan selle rikkumiseks. See ongi kõik. See pole väärtegu. See on lihtsalt tagasi viidud. Ma kirjutan talle sõna otseses mõttes 140,05 järgi. See on loata viibimise rikkumine. Ta peab ilmuma, mis on tüütu. Ma saan sellest aru. Aga kogu lugupidamise juures, proua, mul on ikkagi oma töö teha. Ja me peame inimesi takistama rööbastele minemast, sest jällegi. Peale selle ma saan aru, aga mida ma sinult palun on see, et kui prokurör või kohtunik selle saab, siis kõik, mis ta teha tuleb, on trahv maksta. Ja selle eest on karistus. Mis juhtub, kui sa ei teinud seda? Oota hetk. Mis siis juhtub, kui sa mõtled, et ma kirjutan selle? Noh, tead, meil on igal pool kaamerad. Kui me ei oleks sind näinud, oleks keegi selle välja kutsunud. Õige, seal tuli liiga palju ronge sisse ja välja, et seda mitte märgata. Mul on kahju seda öelda, mul on tõesti kahju. Mu partner ütleb, et meie käed on seotud, nii lihtsalt on. Kuula, ma tõesti hindan, et sa oled selle suhtes rahulik. Tead, panime sulle käerauad. Me teeme seda oma turvalisuse huvides ja nii edasi. Asjad, tere, kuidas läheb? Mina olen ohvitser Gomes. Pole probleemi. Vabandan selle pärast, aga tead, see on nii. Nagu ma sulle selgitasin, tavaliselt on see väärteo süüdistus. Me teeme sellest lihtsalt rikkumiseks. Ma tean, et sa oled pahane. Me teeme seda lihtsalt heidutusena, sest nagu ma sulle telefonis selgitasin, lisaks sellele, et see on ebaseaduslik, mis pole praegu peamine, on see kohtlik. Ma mõtlen, et see ongi põhimõtteliselt kõik. Kas sa saad talle hoiatuse anda? Ma ei saa praegu seda teha. Ma pean selle kohta protokolli vormistama. Ja nagu ma ütlesin, see on tavaliselt väärtegu või alandatakse rikkumiseks, nii et ta saab sõna otseses mõttes süüdistuse paragrahvi 140,05 alusel. See ei jää tema registrisse. See ei mõjuta teda aasta aega. Ei mõjuta. Kui ta küsib palju küsimusi oma juhi loa kohta, siis kindlasti mitte. Jah, ei. See ei mõjuta teda aasta aega. Me ei saa olla... Ei, ma saan aru. Ma tõesti ei tea. Kuule. Kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb? Ma mõtlen, ma tean, et ta õpetab ja see võib tema karjääri vikkuda bla bla bla. Aga ei riku, sest see video läheb nii viraalseks, et see ei jäta head muljet, kutid. See ei jäta head muljet. Näete nüüd? Nad arvavad, et nad on seadusest kõrgemal. Vaadake, ma ei arva, et oleks midagi eriti valesti teinud. See on ohtlik. Ära jookse raudteel, kus rongid sõidavad. See on rumal. Aga ma olen föderaalprokurör. See ei ole õige asi, mida öelda. See lihtsalt ei ole õige asi, mida öelda. Vabandust kõik. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.